Tervist! Alustame Eesti Nõidade Liidu nõidade konverentsi teemal teadvuse sära osa tekstid. Palun lülitage telefonid ja muud nutiseadmed välja. Pildistamine ja salvestamine ei ole lubatud. Esineb Tartu Nõid. Saabub, ilmub ja nii edasi, sära esimene kiir 0-0. Teadsid sa, et säraga tegeldakse küll. Sära on väga tähtis asi olnud maailmas. Sellel on üks teine nimetus olnud. Qi nimet Hiina kultuuris. Niimoodi, et kui keegi tegeles Qigongiga, siis ta võis tegelda sellega. Aga sellega oli väga raske tegelda, sellepärast Hiina meistergi, meister Zhang ütleb, et kui keegi soovib üldse arendada Qid, siis tema peaks seda postiharjutust seisma, seda tund aega korraga. Kes ei jõuab käsi üles hoida, tund aega ütleb Eesti. Aga kui vähem, siis sära üldse ei kerkigi üldse, sest see on maapõhja neetud see samane võitmatus, mis sul kunagi oli. Nii et sa oled võidetud, ma ei jõua, nõrkus võidis sul, ütleb suru. Lihtsalt. No jah, aga kui keegi on võitmatu, siis tähendab, ta jõuab oma käsi üleval hoida tund aega ja siis sära tuleb juurde järjest rohkem ja rohkem. Mina ei ütle, et hakake peale, sest see on liiga raske. Praegu on hoopis nõiduse asjad tegemisel. Nii et särast on teada olnud küll ja kui sära tuleb rohkem, siis ilmub võitmatus ja kui võitmatu keegi on, siis võita teda ei saa enam. Mis asi? See maailm oma relvadega nimelt. See on relvadest ehitatud maailm, relvadega tehtud ja nii edasi, arhailiste, mitte lihtrelvadega. Surmarelv, surmakiir näitab seda maailma, et siin on maailm. See on üks relv, surm on Luciferiumi relv kõige elava vastu. Sellepärast väga armastusega püütakse kõiki, sest teatakse, et mitte ühtegi pilvast ei järgi arvastajast, mitte iialgi, mitte millekski, mitte kunagi. Sellepärast ma imestan, et isegi Sõõrumaa ütleb esmaspäevasest õhtulehes, et kui midagi üldse rahvale on anda igal ühel, siis arvastust, mitte kui midagi. Kui oleks midagi anda, siis annaks midagi, aga kui jääb ainult mingisugune embamiskultuur, mis maailmas on kasutuselt ära läinud juba ammu, aga praegast on just Eestisse jõudnud. Me oleme 50 aastat taga igas asjas kantis. Nii. Siis kui peale selle midagi anda ei ole, siis ei ole midagi anda ka tõesti. Rahvad, kes ootasid, et võitmatus arenes väga kiiresti ära, siis nad eksisid küll. Sest vana reglement ütles protokoll, et 72. eluaastaks võis saavutada ülisuuruselisemagi nii edasi sära, mis mõjutas rahvast niimoodi siis, et ta mõjus talle ju niimoodi, et teda ei suutnud ära võita. See on siis, kui ta terve elu tegeles Qigongiga. Praegu sellist nõuet enam ei ole, sellepärast, et Jumal on muutnud neid seadmusi. Sellepärast, kui teada mingisuguseid asju, sest teadvuse süsteemide asi see praegast on, mis me räägime, siis tuleb arvestada seda, et palju teisi asju saab teha, kõiki asju saab teha niimoodi, et nõidus on kasutusel. Ei ole vaja meelekuid pikasi üliraskeid praktikasüsteeme, mis väga väsitavad ja rasked on, eriti nii ära nõrgestatud rahvale, kes elab siin relvadega rõhutud tingimustes Eestis. Siin on rahval võimatu elada, kõik eluvõimalused on juba ära võetud, te ei teadnud seda. Siin pidid olema ehitatud struktuurid selleks, et sa saaksid elada, siin ei ole ehitatud mingisuguseid struktuure, siin on struktuurid, seadused ja asjad sinult vähemaks võtmiseks, mitte et sinust saaks midagi rohkemat, vaid et sinust saaks igal sammul midagi vähemat ja sa jõuaksid vähem ja nii edasi. Need toidud on toiduks kõlbmatud, mis siin on. Puuduvad medikamendid, mis käivad toitude juurde, mis võimaldavad toitude jõul esile tõusta. Rahvas on nõrge. Pärismaalane, kes siia tuleb, ütleb, et Eestis ei ole toitu võttas. Toit on nagu saapatald. Vilets kvaliteet, absoluutselt, sa ei teadnud seda. Protest juba hakkab tulema USA-s Eesti toidu vastu, sest ei ole midagi võtta, kui sa tuleb. Tead, McDonald's on. Vilets on, sa ei teadnud seda. Sellepärast kulinaarias üles soendatud toit lihtsalt ei kõlba restoranidesse. Aga ikka tunned sa ära sama karbonaadi, mis on kaubapajas, kus sulle tuuakse lihtsalt 5-kordse hinnaga. Kuidas see saab nii olla?
rahvad, kes mõtlesid, et hästi lihtsalt saab saavutada teadvuses ära. See on peaaegu absoluutselt võimatu, sellepärast, et Prinz of põrguvürsti relv Saksamaalt on võimulisjegi ju. Nii et kunagi, kui Hitler pani kehtima Suur-Saksamaa doktriini, siis tema kergitas seda üles, seda saksa ülbust ja nii edasi, et sa saaksid näha, kui jultud ja häbematu see rahvas on. Ta ei häbenes sind käsitleda nagu sumadaani mingisugust. Tuleb juurde, sorib sind igat pidi, ütleb, et see on kõlbmatu, seda ei tohi, see on milled, see kõlba, kuidas seda tehakse, ei tea, kuidas teie saavutate selle, mis õigusega seda tehakse. Ja siis see kõlba teha, et see tuleb maha jätta, see on seadusega keelatud ja siis läheb hakkab ise tegema, et sina jätsid järgi. Ja niimoodi ta mõnitas ära terve teaduse, teadsud, kuidas egiptoloogia tehti ja need kiilkirjade lugemised. Üks joodik poiss otsustas, mis need kiilkirjatahvlid tähendavad. Lihtsalt otsustas, see on kirjutatud tsaariaegsesse ajaloораamatusse. Kõrtsis otsustas, teen nalja, vaatame, kas jääd uskuma. Jäid! Nüüd nad loevad kiilkirja suravalt. Ja, nii et nad mõnitasid ära piibliteaduse ja kõik ajalooteaduse ja nii edasi. Ega sa pead palju rohkem teadma, et aru saada, et ülejäänud maailm ei käi nendes jälgedes, mis Saksamaa on seadnud. Nii et kui sul õnnestub käia kuskil kaugel reisil, nagu nõiad käisid, siis sa tuled tagasi, istud seal Frankfurdis, nad sorivad sind nagu sumadaani, ütlevad, nad võivad ja kõik, mis sul on ohtlik ja sa oled üldse ohtlik, ei tea, kas sind tohib lasta, võib-olla, kas sa üldse kuhugi kõlbad ja nii edasi, siis ütled, ja küll mine. Siis ta tuleb Tallinnast lennujaamast maha, mõtled, et mis kuur see siuke on. Aga kui läksid, siis tundus, et läigib. Tagasi tuled, siin ei ole mitte kui midagi. Lisaks kõige suurem saladus on see, et riigid, kes soovivad, et neid külastatakse, mõtlevad turistide peale. Toit peab olema saadaval ja tualetid peavad olema saadaval. Ma ise käisin, otsisin Frankfurti lennujaamas, seal on 5000 rahvast, on ju niimoodi 5000 rahvast. Ja tualetid olid kinni üksteise järel. Türklane koristab neid. Kuhu see 5000 rahvast minema pidi? Nad teavad, et seda riiki ei tohi külastada, sellepärast et riik arendab välja Eestis ühte relva, mida ta kavatseb kasutada kogu maailma peal, et taandada kogu maailma heaolu, aga see ei lähe tal õnneks niikuinii. Ja luterlane esindab seda Saksa riiki siin Eestis, isegi mitte baptist või mõned teised ja nii edasi. Et sellepärast nii suur sõim on luterlase aadressil. Ta on Saksa riigi käsi lihtsalt, kes keerab kinni kõiki kraane algusest peale, et sulle ei oleks mingisugust šanssi ise midagi teha. Ja nii kui sa tegema hakkad, see ei kõlba, sa ei tohi ja see ei kõlba, see ei tohi, näed, ütleb, ei kõlba, ei tohi, ütleb ilma, ei kõlba, ei tohi, ei ole kiriklik, võib-olla on saatanast, võib-olla ta ise on saatanast. Tõestagu keegi, et ta ei ole saatanast. No mismoodi ta kavatseb seda tõestada? Paberiga või? Kirjutab, ma ei ole. Sära võim on tagasi tulnu jängi 0-0. Teadvuses ära esimene tundeosa on tagasi tulnu jängi 0-0. Ja Eesti Nõidade Liidu austajaid ei saa võita põrgurelvadega 0-0. Võimatu. Nad petsid küll, tohutult petsid ja nõiad on õigesti ütlenud, et Eesti rahva viga on see, et ei saa nad aru, et neid on petetud. Aga ütleme veel, et sakslane ka ei saa aru, et ta on petetud. Ta usub, et tal läheb hästi. Aga igaüks, kes tuleb kuskilt laiast maailmast, kas või Frankfurti, ütleb, mis kerjuste riik see siukene on? Kuidas siin saab üldse elada? Siin on mõeldud kõik ainult sulle, et kaikaid kodarasse visata. Sa ei tohi, sa ei saa, seal ei ole, see on kinni. Sest normaalses maailmas on see lahti, sa saad, see on võimalik, otsime võimaluse ja nii edasi. Saad aru, milline erinevus on, kui relv toimib? Sa ei saa, sa ei tohi, ei ole võimalik kinni. Türklane koristab.